Mina olen Oliver Helm ja ma olen olnud ettevõtja peaaegu 30 aastat. Ma juhin ettevõtet nimega Artwerk. Tegemist on siis täisteenust osutava turundusagentuuriga. Me osutame klientidele siis sellist teenust, et kõik, mis neil turundusvaldkonnas vaja võiks olla, siis me aitame neid töid ellu viia. Olgu see siis, ma ei tea, alates visiitkaartidest või lõpetades kampaaniate väljatöötamisega. Me ei olnud aastaid tegelikult praktikante võtnud, sest see on päris suur vastutus. See on minu hinnangul. Seda saab loomulikult teha ka niimoodi, et see tubli noor inimene saab lihtsalt linnukese kirja, praktika on tehtud. Ja minu meelest ei tohiks niimoodi praktikanti võtta, sest eriti kui ettevõttes ei ole seda kas siis aja või inimese ressurssi, kes selle praktikandiga siis pärast ka tegeleks. See on suur vastutus, sellepärast, et kuidas muidu see inimene saab nagu tegelikkuses aimu, mida tema eriala päriselt nagu tähendab tulevikus. Kas see töö ka reaalselt talle meeldib, mida ta tegema hakkab. Kui praktika on mitmekesine ja hästi korraldatud, siis mina usun, et see noor inimene saab ka uue innustuse oma õpinguid jätkata ja võib-olla teeb seda palju innukamalt ja süvendatumalt. Ja me pakume täna või oleme valmis pakkuma täna siis disaini valdkonna arvutigraafika siis praktikakohti. Ja noored saavad läbi selle kogemuse, kuidas reaalne töö erinevate klientide disainiprojektidega käib ja hea töö puhul saavad nad ka endale siis sellise konkreetseid töid oma portfooliosse. Loomulikult me juhendame ja suuname ja täiesti vältimatult ka kontrollime seda, mida need praktikandid meie juures teevad. Eriti töö lõppfaasis on nagu äärmiselt lihtne teha vähese kogemusega inimestel nii suuri nähtamaid kui ka nähtamatuid vigu, mis hiljem võivad nagu väga markantselt niimoodi kätte maksta. Ja me ei saa seda lubada, et töö, mida me väljastame, siis kas siis kliendile või kuskile meediasse või veel kuhugi mujale, et see töö on kuidagi vigane või ei ole kvaliteetne. Nagu ma ennist ütlesin, me aastaid praktikante ei võtnud ja seda just sellepärast, et see on parasjagu koormav. Ja kui tunned, et ei ole seda ressurssi, siis ei ole mõtet seda teha. Aga eelmine aasta me otsustasime jällegi proovida ja ma ütleks, et see oli väga tore kogemus üle hulga aja. Meil oli disaini eriala arvutigraafika praktikant. Me saime teda rakendada nii igapäevases rutiinses töös, kui ta sai ka teha täiesti sellist idee baasil ja loovat tööd, välja mõelda uusi asju, alates lihtsatest kujundustöödest kuni lõpetades pakendi disainini ja meedia lahendusteni. Mis kasu meie saime? Sellist noore rikkumata inimese, selles mõttes ametialaselt rikkumata lähenemist ideedele, tema värsket kastist välja mõtlemist, kuna paratamatult, kui sa töötad aastaid valdkonnas, siis tekivad teatud stambid ja mõtteviisid. Aga see noor värske mõte teinekord annab innustust kogu tiimile ja võimaldab meil ka
selle idee baasil midagi edasi arendada. Muidugi me saame ka väikese vaate, millist mõtlemist omab uus pealekasvav põlvkond. Praktikandiga tegelemine natukene trimmib ka ettevõtte enda sisest toimetamist, selles mõttes, et sa pead kõik asjad võib-olla natukene rohkem läbi mõtlema. Ja seda on aeg-ajalt nii-öelda tervendav enda jaoks nagu läbi mõelda ja läbi teha. Praktikandi puhul on alati ka võimalus selles, et kui koostöö laabub, siis võib sellest kunagi hiljem kujuneda ka tõsine töösuhe, sest see on alati kahepoolne. Praktikant peab näitama, et ta on tubli hea töötaja, aga ettevõtte omakorda peab näitama, et ta on ka väärikas tööandja, et siia tahetaks tööle tulla. Ja see ongi selline kahesuunaline reklaami võimalus. Alati võib see praegune praktikant olla sinu tulevane töötaja. Mis öelda lõpetuseks on see, et ma arvan, et vastutustunne on see, mis peaks nagu motiveerima praktika kohta looma. Vastutustunne oma valdkonna tuleviku ees. Ja väga lihtne on kurta, et ma ei tea, et need noored inimesed, kes tulevad kuskilt õppeasutusest, et nad ei ole üldse valmis. Nad ei oska mitte midagi, nad ei oska üldse seda, mida meie valdkonnas oleks vaja või meie ettevõttes oleks vaja. Aga ma küsin, et kus need noored peaksid seda saama? Ja teadma, mida üldse vaja on, kui nad ei saa seda kogemust otse ettevõttest. Võtke kätte ja looge need võimalused praktika õppeks. Ja siis te saate ka näidata nendele noortele inimestele, mida tegelikult on selles töös vaja, milliseid oskusi, milliseid väärtusi, ka isikuomadusi on selles töös vaja, mida nad nii-öelda parasjagu õpivad. Lisaks on väga tore tunnetada, kuidas see noor inimene areneb, kuidas ta omandab teatud oskusi ja aru saada, et sina oled sellesse panustanud ja kaasa aidanud ja ma ei tea, see teeb kuidagi südame soojaks ja annab ka endale uut energiat.